Tere sõbrad, kuidas kõigil läheb? Mul läheb väga hästi. Tänases videos ma näitan teile, kuidas ma proovin 5 päevaga oma vormi parandada. Mul on aega 5 päeva. 5 päeva pärast see nädalavahetus on Ultra Music Festival Abu Dhabis ja täna on esmaspäev. Ja mul on aega 5 päeva, et oma vormi muuta. Ja ma räägin ja näitangi teile, mida on võimalik teha 5 päevaga. Ütleme, et sul on mingi event tulemas, mingi sünnipäev, mingi pidustus ja sul on kõigest 5 päeva aega. Kas selle ajaga on võimalik oma vormi parandada, ennast võib-olla natukene sellel üritusel enesekindlamalt tunda ja seda nautida. Ausalt öeldes siis ega sa selle 5 päevaga midagi suurt teha ei jõua, sest see on ikkagi liiga lühike aeg. Aga enda jaoks selline väike challenge proovida, võib-olla sa oled sellega rahul ja see muudab su tuju paremaks. Täna on siis esmaspäev ja ma kaalun täpselt 96 kilo. Ma näitan videot ka, milline ma praegu välja nägin, ehk siis eelmise päeva õhtul. 96 kilo, see oli ilma pumbata, ilma mingisuguse... See nädalavahetus on muidugi pidu ka pandud, nii et see vorm on selline vähe pehme. Aga selline ma välja näen. Nüüd, game plan on selline, et 5 päeva ma proovin kattida kõik süsivesikud enda toidust välja. Ainult võib-olla mõni puuvili jääb, juurviljad, mingid karbsid tulevad veel näiteks kohupiimast, jogurtist, aga suures pildis on kõik nullis. Kui ma varem sõin 5000 kalorit, siis nüüd ma söön umbes 2 ja 3000 kalori vahel, mis justkui on selline korralik crash diet, aga I don't care, see on ainult 5 päeva. Tegelikult on väga hea olla süüa vähem, kui ma muidu olen söönud, sellepärast, et kogu aeg seda 5000 kalorit sisse ajada endale päevast päeva on väga raske. Trenni ma teen samamoodi, kardiot ma teen samamoodi, ainuke asi, mis ongi muutub, on söök. Ja ma proovin natuke päikest saada, et parema tänni peale saada, siis jällegi vorm on kohe 10% parem. Ja näitangi, millised on mu toidukorrad. Enam-vähem sinna auku nad kõik jäävad. Ja täna teeme treeni ka. Tavalise French toasti asemel on siis 6 muna hommikusöögiks, tass kohvi ja vett. Teine meal ja ka pre-workout meal. Chicken and veggies. Kõht on suti, muna sõin tund aega tagasi. Treeni lähen tunni aja pärast. Kannab be fun. Pole ilma karbsideta nii ammu trenni läinud. Ma olen alati võtnud 50 grammi karbse, pulbrina, vitargot ja see on nagu hea olla olnud. Nüüd on täiesti zero. See kana oli sassi tehtud juba päris mitu päeva tagasi. Ma arvan, et see pahaks läinud ei ole. Aga ta on nii fucking soolane, et seda ei saa süüa. Ma olen proovinud seda süüa niimoodi, et ma lihtsalt võtan ampsu veega, loputan alla kuidagi, aga ei. Ja ma vihkan toidu ära viskamist. Aga seda ei saa süüa. Viskasin kana minema ja teeb karbituunat. Got a chemical reaction from a digital base. Keegi kunagi midagi sellist on näinud või? Sellised gripid. Triitsa, täiega nice teha. Siin on veel mingid asjad. What the hell? Back home ja pre-workout meal on 700 grammi jogurtit, 1 kupp rotet ja 4 maasikat, mis on täpselt 100 grammi maasikaid siis. Ja ongi õhtu käes. Veel ma vahepeal sõin ühe karbituunat ja pähkleid. Ja nüüd õhtuks ma tegin endale 4 kana, kintsu, thighs, whatever, ja tomat ja kurk või see sibul. Ja sellega ongi kõik, et ma ei tea, mis need kalorid võisid tulla, 1000, 2,5
võib-olla 3 isegi viskas vähem, pigem madalad. Selline väga hea on tegelikult olla, seepärast, et kui sa mingi 5000 sööd, siis sa oled kogu aeg nii fullis, lihtsalt sa vihkad toitu, aga nüüd on nagu kõht on selline kergelt tühi ja saad nüüd kiiresti söödud, ehk siis see, ma ei tea, võtab mul 5 minutit võib-olla aega ja sul 5 minuti pärast söödud, sa saad oma asjadega edasi tegeleda. Kui sa pead sööma mingit hunniku 150 grammi riisi, siis sa lihtsalt istud ja sööd ja närid ja mälud ja selle võtab nii kaua aega, nii et sellega on nagu easy peasy. That's it for today.